hommikust kõigile, meie oleme Kirsid ja täna me teeme chillit. Ehk tere tulemast kuulama järjekordset Kirsi Chilli podcasti episoodi. Nagu te, kes meid siis YouTube'is vaatavad Victoria särgi pealt juba näha võivad, siis me täna räägime YouTube'ist. Vau, mul korises kõht lihtsalt täiesti hull. Mul on käsitöö pusa seljas, sest mu sõbranna tegi ise käsitsi õmblus mulle selle ja kogu see disain on Johanna tehtud seesama, kes tegi meile, kes YouTube'is vaatavad seda visuaali. See on tema poolt tehtud, jah. Just. Et tegelikult on YouTube'i episoodiga niimoodi, et see oli kõige esimene episood, mida me üldse üritasime salvestada minu arust. Ja see läks tehnilistel põhjustel aia taha. Nii et nüüd mingi 2 kuud hiljem. Ei tegelikult kauem, sest me salvestasime seda episoodi ju mingi 6 aega enne välja tulekut. Nüüd on mingi 3 kuud äkki hiljem isegi vähemalt. Ühesõnaga me proovime uuesti seda teha. Ja me keskendume siis vahest nagu pigem sellele poolele, et mida meie YouTube'is sisuloojatena oleme kogenud. Et nii nagu positiivsed asjad, mis YouTube on mulle andnud, kui ka negatiivsed küljed. Ja absoluutselt, et mina pigem paningi nagu kirja, mina kui kellegina, kes otsustas siis YouTube'ist eemaldada, mina panin kirja, et siis mingisugune ala 7 põhjust, miks sa ei taha YouTuber olla. Ja siis Victoria vahest nii-öelda oskab sellist veel sissevaatlikumat infot pakkuda. Aga kas sa tahad kiire ülevaate siis anda, et kauas tegutsesid või mis sa tegid? No mina, issand jumal nüüd on mis asja, 2 aastat varsti saab. Ma pean vaatama, millal mu esimene video oli, et ma ei mäleta, see oli, ma mõtlen, see oli äkki 2015, ma panin vist, ma ei suuda, 2016 algus, märts panin vist esimese video ja siis tegin kuskil 2 aastat YouTube'i. Sellise vahepeal tegin vist mingi 6-ajase pausi ka ja tegin inglise keeles, tegin igasugu vlooge, hästi palju tegin selliseid nagu jutuajamisi, umbes nagu podcast, aga üksinda. Ja siis mulle tõsiselt meeldis see. Aga selliselt mingist hetkest oligi nagu see, et see oli nii täiskohaga töö hoida, nagu mul vahepeal oli 3 videot nädalas, vaata. See on täiesti ulme, ma ei saa aru sellest. Ja oligi, ja sa lihtsalt ei suuda seda üleval hoida ja sul on vaja nagu, sul on vaja nii-öelda süüa, mis tähendab, sul on vaja teha mingit päris tööd ka sinna kõrvale, et see oli... see oli ulme, see oli väga tore, aga see oli väga retsaeg ja nagu see andis mulle nii palju, ma ütlen, et on väheseid asju siin elus, mis on andnud mulle nii palju võimalusi, olulisi tutvuseid ja nagu igasugu nagu lihtsalt inimesed on mingid, kuule, et ma teadsin, et sa teed seda, et siin on sulle võimalus vaata, kui on YouTube. Et läbi YouTube'i ma olen reisida saanud, isegi nagu mina, kes ma tegin 2 aastat vaata, ma olen saanud nagu 2 korral reisida, ma olen saanud nagu nii paljude inimestega tuttavaks, osad minu parimad sõbrad on tulnud läbi selle YouTube'i tegemise. See, et meie teineteist tunneme vaata ja üldse, et ma sinna nagu podcastidesse jõudsin ja nüüd me Kirsi Chillit koos teeme. See on kõik tänu sellele. Väga lahe. Ma just vaatasin siis YouTube'ist järgi, millal mu esimene video üles laeti ja mul saab siis 6 aja pärast saab mul 5 aastat täis YouTube'i ja ma mainin, et ma tegin enne seda veel mingi 2-3 aastat videoid, kui ma YouTube'ini jõudsin, seega videoid ma olen reaalselt mingi 8 aastat teinud. Oota, vana sa oled? Ma olen 19. Wow. Ma alustasin 11 aastat videote tegemist. Vahe. Ma tean! Ma ise YouTube 5 aastat appikene, päris hull. Saad aru, vaata, varsti sul on nagu mingi hetk sul tekib see, et sa oled poole oma elust tegelenud YouTube'iga. Ja siis hakkab aina niimoodi, et sa oled rohkem kui poole oma elust tegelenud YouTube'iga, vaata. Wow. See on ikka pädevus. Ja ma ütlengi, et mul on kokku olnud siis 5 kanalit, millest hetkel ma 4-ga tegutsen. Ehk siis mul ongi minu peakanal Victoria Villik, mis on, kus ma teen sketše, kõige populaarsemad on just kooliteemalised naljasketšid. Siis minu teine kanal on Planeet Viki, kus ma pean videoblogi ehk jagan enda igapäevaelu ja ülipopulaarne on mu see Maailmaränduri Viki seeriast. Ma reisin hästi palju ja siis jagan kõik enda kogemusi ja elamusi. Siis 3. kanal on Gruppi kanal koos siis Maria Rannavälja Sidniga ehk YouTchikid, mis on selline elustiil, seal on nagu kõike reaalselt üliäge. Meil just tuleb comeback 3. juulil hakkab meil uus hooaeg, sest meil oli nüüd pikem paus ja nüüd meil on kõik videod ette filmitud ja nüüd tuleb siuke 2-kuune hooaeg. Ma olen nii elevin. Ja siis viimane kanal ongi Kirsi Chilli, kus me siin teeme podcasti ja tegelikult selles fookuse episoodis me rääkisimegi ju põhjalikumalt, et kuidas me üldse YouTube'ini jõudsime ja alustasime, et kes ei ole seda kuulanud, siis võite sealt
minna tagasi seda. Mulle nii meeldib, kuidas sa oled nii, ma ei tea, kus eesti keeles on nagu business minded, vaata nagu sellise nagu ärilise mõtlemisega, et sul on nagu nii paika pandud, et mul on nagu see kanal on see konto ja see on ja sealt võite näha seda ja see kõik on nagu niimoodi tšik ära ja, nagu, et sul on, sa ei tee asju niimoodi, et eks minu YouTube'i kanal on nii, et ma tegin seal joonistamisvideoid, nagu kus ma rääkisin ja joonistasin, samale illustreerisin, ma tegin vlooge, ma tegin seal mingisuguseid jutuvideoid, ma tegin vahepeal nagu mingisuguseid, mingit pulli, mingit sketši sinna vahele, mul oli kõik nagu, ma teen, mis mina tahan, vaata, sul on nagu niimoodi, need siit, kõige populaarsemad on koolivideod, statistika, kõmm. Sest et esiteks ma olen teinud persoonibrändi uuringu, teiseks ma teen YouTuberi koolitusi, seega ma olen nii põhjalikult analüüsinud, mida ma teen, mis töötas, mis ei töötanud, sest ma ju õpetan teisi. Pluss mul ongi see, et nagu ma tahtsin nagu sketšidega alustasin, siis ma tundsin, et ma tahaksin ikkagi nagu vabamat sisuga luua, sest sketšid olid vaata stsenaariumiga hästi nagu karmi töötlusega väga konkreetselt valitud, mis siis jääb, aga vlogid on nagu nii vabad. Siis ma mõtlesingi, et kui ma need kõik kokku panen, siis sketšid ei paista enam välja ja nendesse ma panen kõige rohkem energiat, seega ma tahtsin, et need oleksid nagu selgelt eraldatud. Ja siis, miks YouTube'id tulid, oli see, et ma tahtsin ka näiteks mingi iluasju teha, aga need ma tundsin, oleks võib-olla natuke teisel teemal, et ma enda peakanaleid ma tahtsin hoida hästi sooneutraalselt, et sobiks kõigile, aga mõtlesin, et iluasjad võib-olla nagu ei lähe neile peale ja challenge'id ma ka ei tahtnud teha, sest see oli minu jaoks tundus alguses liiga nagu tavaline, et kõik teevad seda. Ma tahtsin natuke nagu teistmoodi, siis ma ei tahtnud seda oma kanalile panna, siis ma olingi nagu davai, YouTube'id on see 3. formaat, kus ma saan kõiki ülejäänud asju teha, mis ei sobi mu enda kanalite. Mulle meeldib, et kõik on hästi sorteeritud. Jaa, räägi. See on nagu selge vaatajatel täpselt. Tohib, ma küsin sulle vahel ühe küsimuse või? Jaa. Kas sulle meeldib, mis sa teed, jah? Muidugi, ma armastan seda. Miks sa küsid? Ei, mulle lihtsalt... Päriselt kahtlesid selle? Ei, ma ei kahel. Ma lihtsalt nagu mõtlesin, et seda on hea välja öelda, vaata. Aga kui sa ei teeks, lihtsalt jällegi, see näeb natukene mööda sellest teemast, aga kui sa ei teeks YouTube'i, mis sa arvad, millega sa tegeleksid? No ma läheksin siis lihtsalt filmindust õppima, mida ma nagu nii juba vaikselt plaanin ka, aga siis ma lihtsalt tõenäoliselt teeksingi kas täispikki filme või lühifilme või jah, lihtsalt filminduses oleks mu esimene valik. Kui see ei töötaks, siis võib-olla graafiline disain pakuks mulle huvi, siis sealt edasi... Okei, no neid... Sa ei pea nii sügavale ka minema. Sealt edasi ma kaaluksin kirjanikku, kus mul oli luuletusi või lihtsalt nagu mingit ilukirjandust kirjutada. Ja no sealt edasi on mul veel valikuid, aga nendes ma ei raskumast see läheb teemast mööda. Aga nagu selles mõttes mul nagu nimekiri jookseb, mida võtta, kui see ei tööta järgmine asi ette. Miks ma küsisin on see, et ma just mõtlesin, et sulle meeldib see, ja ma mõtlesin nagu küsida, et mis on need asjad, mis sulle selle juures ei meeldi. Sellepärast, et minule metsikult, ma tahtsin 3 aastat tahtsin YouTube'i teha ja mul oli kogu aeg nagu, et ma ei hakka ja siis olid nagu lihtsalt kõik asjad, olud tulid kokku, ma hakkasin YouTube'i tegema. Mulle metsikult meeldis ja seal olid mingisugused asjad, millega ma ei olnud üldse rahul, mis oli ka põhjus, miks ma lõpetasin. Aga ma mõtlen, et äkki ma põgusalt lihtsalt mainin ära need nagu positiivsed küljed enne ja siis laskume nagu sügavamalt negatiivsetesse, et arutame neid pikemalt. Ma käin kiirelt üle siis, et no esimene asi ongi YouTube'i osas kindlasti, et see on mu kirg. Ma armastan videoid teha, ma armastan enda elu teistega jagada, sest ma olen väga avatud inimene ja kogu see nagu protsess üleüldiselt on minu jaoks puhas nauding ja võimalus lihtsalt olla loov ja enda mõtteid teistega jagada. Siis see on kindlasti andnud mulle tunduvalt enesekindlust juurde. Esiteks juba see kaamera ees olemine ja teiseks see on toonud nii palju uusi projekte, kus ma olen pidanud esinema inimeste ees ja see on nagu seda esinemiskogemust ja julgust ja üleüldiselt enesekindlust andnud, mille üle ma olen väga tänulik. Siis ma olen nüüd osa kommuunist nagu üleüldiselt kogu Eesti YouTube'ist olen ma ju osa, aga samas ka meie Greatly kommuunist, kus on siis nagu Maria, Sidney, nagu teised talendid ja meiega esindajad ja see on lihtsalt nii tore nagu sõprusgruppi, see reaalselt ongi nagu mu teine pere ja see on nii tore, sest et põhimõtteliselt võibki öelda, et nad on nagu mu kolleegid selline. See on nagu ülilahe. Siis uusi võimalusi. Ma olen nii palju ägedaid asju saanud teha, mida ma poleks kunagi arvanud, et ma saan näiteks Coca-Cola seal Weekend festivalil, nagu et ma saan seal sees reaalselt toota mingi videost, alati on vaja neid nagu lubasid, vaata, et sinna sisse saada. Ma poleks ilusis arvanud, et mina järgmine kosta mingi Coca-Colal teen mingeid asju ja või ongi, saan esinenud mingi suurtel konverentsidel, seal, kus mingi president ka esineb nagu samal üritus, nagu lihtsalt. Siis see on toonud mulle sissetulekut,
mis omakorda võimaldab seal mulle karjääriks teha, et ma saan seda reaalselt kaaluda tööna. Ja viimasena siis ma saan olla eeskuju teistele ja reaalselt mõjutada enda jälgijaid, mis on minu arvates päris võimas. ma võin siia nii julgelt alla kirjutada, nagu ma olen sinuga nii nõus, et see isegi kui me nagu me teeme seda Kirsi-chillit ja mulle vahel inimesed kirjutavad, kas kirjutavad Kirsi-chilli alla või kirjutavad minu oma nagu Instagrami konto alla, et kuule, et mul endal oli nagu selline nagu olukord ja mul on hea meel nagu kuulda, et ma ei ole ainus, vaata, ja need reaalselt nagu sa suudad anda siia maailma mingeid ideid või mingisugust mõju. Sa mõjutad seda kuidagi positiivselt. Et see on nagu üks asi ja teine asi, need võimalused jällegi, mis sa ütlesid. Ja see enesekindlus. Asi, mida mina üldse ei maininud. Aga näiteks nagu sa ütlesid vaata, et võimalus nagu kõnelda üritusel, kus president kõneles. Vaat ma sain ka seal Startup Teil, kus oli ka nagu president kõneles. Ja ma ei oleks elu sees suutnud nagu sinna kandideerida nagu nii enesekindlalt. Ma kandideerisin peale seda, kui see kandidatuur oli kinni pandud. Ma saatsin järgmisest äkki te kaalute. Ja ma ei oleks kunagi teinud nii head seda kandidatuuri videod, kui ma ei oleks eelnevalt olnud 1,5 aastat YouTube'i teinud, vaata. Et ta annab sulle selle enesekindluse, selle väljendusoskuse ja tegelikult inimkond on nii sotsiaalne ja elu on nii sotsiaalne ja nii suhetepõhine, et suhtlusoskus on nagu üks olulisemaid. Pärast seda on mul olnud nii palju mugava intervjuusid teha, mis iganes telekanaalid, kui lähed kirjad saadetesse kuhugi külalisele nagu. See on nii palju olnud. Aga nüüd lähme siis negatiivsema poole peale. Kas sa tahad võib-olla siin jätkata? Ma võin võtta. Et mina panin kirja, et põhjused, miks sa ilmselt ei tahaks YouTuber olla. See on nii hea sõnastus, ma tahan. Ja näiteks ma alustan siis võib-olla nagu põhilisest põhjusest, et seal on nagu teisi ka, aga mis mind häiris, et kui sa toodad väga kindlalt, sa toodad Kirsi-chilli saadet, nagu meie toodame. Me tuleme ühe korra nädalas kokku, me räägime mingisugusest teemast, punkt. Ja nagu me anname selle contenti sinna välja. Kui sa jagad oma elu, kui sa teed vlooge näiteks, siis sul ei ole nagu, esiteks sul ei ole sellist aega, kus sa ei töötaks. Näiteks minu arust nagu, see on mul jälle eraldi punkt, aga et sinu puhkus, sinu nagu, kui Victoria käib reisil puhkamas, siis see on sinu... Puhkus on tegelikult kõige suurem töö. Ja see on maailmarändur Viki tootmine, vaata. Ja see ei ole nagu see, et sina käid seal lihtsalt oma kõrrega mingit värvilist jooki ja siis nii tore, vaata. Sina mõtled seda, et okei, ma võtan selle kõrrega selle joogi, on ju. Milline jook on nagu värviline, et see näeb nagu lahe välja. Ja pluss sul on vaja seda ka nagu Instagramis kajastada, sealt saab kõige paremaid pilte ja mis iganes. Kust nurga alt, on ju. Me ei hakka seda praegu jooma, me teeme kõigepealt pildid ära, vaata. Et see on nii, nagu mind nagu selles mõttes, nagu kui see sulle sobib, siis see sulle sobib ja see on nagu üliharuldane oskus ja seda peab nagu rakendama. Mina ise tundsin, et ma käisin reisidel ja ma ei vaadanud enam ringi niimoodi, et vau, ilus mägi. Vaid ma olin niimoodi, et ma vaatasin niimoodi nagu läbi kaamera, et vau, ilus mägi, et ootad, lähme siia nurga alla, siit saab paremini ja nagu selles mõttes kõik nagu mingisugune, et kui on väike loojus, siis minu esimene mure ei olnud see, et nagu, et ma naudin seda, vaid minu esimene mure oli timelapse tööle saada. Et see on selles mõttes igas töös on omad nagu, vaata YouTube videos on nii palju plusse, nii palju lahedaid asju, aga nagu sa pead nagu ikkagi teatud asjades nagu on ikkagi sul nagu selles mõttes töö tuleb enne nagu. Sellepärast mul ongi alati nii raske reisidele minna ja seal leida see puhkaeg, sest ma kogu aeg tunnengi, et täna me läheme ju sinna tuurile, nüüd me läheme selle kajakiga, sest nüüd me läheme mäkka, muidugi ma pean kaasa võtma, see on ju nii hea võimalus, siit saab nii ägedat sisu, see on nagu mingi ühekordne elu võimalus ja nagu teistel ei ole seda, siis ma peaks just nagu jagama ja näitama, et nad saaks ka seda läbi elada. Ja siis ma ei suuda öelda ei, sest ma tunnen, et nagu see on liiga hea võimalus, et käest lasta ja sellepärast reaalselt nüüd alates sellest ajast, kui ma olen nagu YouTube'is tegutsenud, viimane reis, kus ma just nüüd juuni keskel käisin, mu lõpureis, käisin Korful pinginaabriga. See vist on reaalselt esimene reis, kus ma ei vloginud. Nagu ma alustasin. See oligi nii, et esimesed paar päeva ma olin nagu ei, ma puhkan siin. Ja siis oligi mingi 3. päev või nii ja ma olin nagu davai. Täna meil on plaanis siin nagu linna peale minna, et võiks kaamera kaasa võtta. Tegingi oma mingi esimesed 2 klippi ära, väike room tour, siis jalutame seal tänaval. Ja siis ma küsin nagu oma sellelt pinginaabrilt, kuule,
kas ma pean vlogima või? Ta mingi, ei, mida sa ajad, muidugi sa ei pea, kui sa ei taha. Siis ma olin nagu mingi, davai, ma ei viitsi. Nagu mul ei olnud seda tunnet ega tuju, ma lihtsalt tundsin, et see on kohustus, see on nagu töö, see on see, mida ma pean tegema, sest mul on see võimalus, siin on ilus, ma pean näitama, aga ma tahtsin lihtsalt seal hetkes olla, ma tahtsin seda kõike ise läbi elada, nautida seda, et mul on võimalus seal pinginaaberi koos temaga lähedasemaks saada ja nagu ükskord lõpuks ometi lihtsalt olla reisil üle pika aja. Vaat see oli väga... Ja mul isegi ei olnud süümepiina. See oli see, et ma olin jõudnud sinna faasi, kus mul oli kõigest nii kopp ees, ma olin nii palju viimaste kuude jooksul tööd rüganud, et ma olin nagu, mul on õigus puhata. Ma ei ole sunnitud filmima igal pool. Ja see on nii oluline, kuna sinu nagu puhkus on töö, siis sa pead tegelikult ise otsustama mingil hetkel nagu, et ma võtan endale selle aja, vaata. Ja... See oli nii mõnus, ma ei kahetse mitte midagi, siis ma võib-olla keskendusingi rohkem Instagramile, pildistasin hästi palju, ma ei ole muidugi jõudnud kõik üles panna, aga ja vaata, sina oled ka nagu jõudnud sellisesse nagu, esiteks sa oled juba piisavalt suur YouTuber ja sul ei ole sellist nagu regulaarset üleslaadimisgraafikut, Kirsitšilliga on ju. Ja, mis mulle väga meeldib, sest siis ma tunnen, et see ongi nagu mingi töö, mul on nagu kindel graafik ja ma pean siin käima, kuidagi mulle meeldib see rutiin. See on tegelikult minu jaoks hästi oluline. No võt, minul oli hästi rutiinipõhine, mul oli alati nagu välja hõigatud. Aga mul on see, et YouTube'is ma ei suudaks seda. See päev ja mis mina sain nagu aru on see, et sa ei saa selle rongi pealt maha astuda. Kui sina ütled, et sa võid öelda, et ma puhkan, ma võtan selle puhkuse, okei. Aga sul ei ole seda varianti, et vaata YouTube'is sa ehitad midagi, kui sa ehitad näiteks pesumasinaid tootva ettevõtte, siis sa võtad sinna mingi tehnikud ja mingi hetk sina ise ei pea seal enam tööl käima. Aga nagu YouTube on selline asi, kust nagu kui sind välja võtta sellest valemist, siis see kaotab igasuguse väärtuse, vaata. Ja sa ei saa sealt maha astuda. Et selles mõttes kõik mõtlevad, et see YouTube'i elu on nagu mingi siuke pure glamour, vaata. Lillepidu, puhas nauding. Ja, et noh, et räägi, et ma kujutan, et mingi alguses, kui YouTube tuli, et kõik need intervjuud oli mingi, räägi, et reisite ja teete smoothisid ja teete mingid, käite lahedates kohtades, on ju, ja teil on nagu lihtsalt nagu, ja nagu lihtsalt näitate, teete paar pilti, jagate seda inimestega, on ju, kõigil oli siuke mulje, et see on nagu lihtsalt selline nagu ongi nagu mingi lillepidu. Ma panen kaamera käima ja nüüd me pidutseme, vaata. Ei, sa kogu aeg käid, sätid, võtad neid nurkasid, nüüd me teeme, nüüd on toda, on ju. Et see on nii siuke nagu töö, mis on ja selle nagu just asi ongi nagu selles, et sa ei saa väga nagu, mida nagu mina ise YouTube'is kogesin, et ma lõpetasin kuuks ajaks ära. Mul oli 700 jälgijat oli keskmiselt videol, on ju. Ma lõpetasin kuuks ajaks ära, ma tulin tagasi, see oli nagu mingi 250 ja siis hakkas sealt vaikselt jälle nagu ronima. Et sa nagu selles mõttes sa ära lõpetad läinud, vaata, jääd sellest rongist maha. Okei, mul praegu veel seda probleemi ei ole, aga nagu äkki tekib. Selles, et sul on suurust ka nii palju juba. Okei, ma loodan, et see nagu jääb nii. Nii, kas sa tahad, et ma veel YouTube'ile nii-öelda pahna pähe kallaks või? Ei no, mul endal on siin ka ikka tunduvalt võtame sinult midagi. Okei, sa ühena selle katsid ära, et nagu kunagi ei ole põhimõtteliselt pausi. No mul on pandud üle üldiselt vaimne stress ja sinna alla läheb nagu nii mitu punkti. Esiteks ideede puudus ja plokk, mis väga tihti, nagu nüüd ongi see, et ma olen lihtsalt nii pikalt tegutsenud, et mul hakkab vaikselt tüdimus peale tekkima, et ma olen seda nii kaua teinud ja see ei ole enam nagu huvitav. Mul tunneb, mul on vaja muuta kuidagi seda nurka või stiili, mida ma teen ja siis selles osas on vahepeal veits kaos ja siis üleüldse näiteks peakanalil ma tahan, et iga video oleks nagu eriline ja silmapaistev ja siis see, et see idee oleks piisavalt hea või et seda leida on nagu päris stressirohke. Ja vaata, sul tegelikult ei ole veel seda stressi, et homme peab video välja minema. Jah. Et mina mäletan, minul oli nagu nii tugevalt oli see, et 3 korda nädalas on video. Sul on vaja, see ei ole see, et sa nagu täna pingutad ära, vaata, mõtled midagi, genereerid ja sul on homme video, sul on ülehomme ka vaja, sul on üle-homme ka vaja, see nagu ei lõppe ära. Ja siis mul on YouTube'is, ma ei tea, kas see enam on üleval, aga mul on selline nagu täielik selline nagu vaimselt nagu kokkujooksmise video, kus ma lihtsalt nagu, mul on pisarad silmad, mul on nagu näost punane ja ma räägin kaamerasse nagu ausalt, et ma olen nagu lubanud
ja ma nagu väärtustan seda nagu aega, mis inimesed mulle annavad, mis nad on minule usaldanud. Seetõttu ma ei taha panna ka nagu lihtsalt seda, et mul on homme videot vaja, ma filmin mingi kuradi peedi koorimist nagu ja panen selle üles, vaata. See peab olema nagu midagi head. Ja siis nagu iga nagu looja, sisulooja peabki nagu leidma enda jaoks selle nagu tasakaalu, vaata. Et ühest otsast see on hea, kui sul on graafik, on ju. Teisest otsast nagu sellel on omad nagu miinused. Yeah. Et see stress on metsik. Alla ma panin ka numbrid, nagu see jälgijate kasv ja mis iganes kommentaaride arv ja vaatamised, sest et ükskõik kui hea su video sisu on, keegi ei tea seda enne, kui ta sinna peale klikib ja see nagu thumbnaili välja mõtlemine, see kuidas sa seda videot turundad, mis sa sinna paned ja see video pealkirja mõtlemine, see on nii keeruline, sest sa ei nagu, seal on mingi paar kindlat asja, mis sa tead, et see kindlalt nagu töötab. Aga nagu nii paljude videote osas ongi, nagu ma ei tea, mida ma nüüd vlogist, mis koha ma nüüd valin, mis pildi ma sinna panen. Ja siis see on nii nagu muserdav, kui sa nagu näed üli palju vaeva videoga ja siis võib-olla sa ei valinud seda thumbnaili kõige paremini ja see ei too sulle neid vaatamisi sisse. See, nagu, see, et sa ei laseks vaata numbritel liiga palju mõjutada, aga samas see on oluline. Sellest me vist rääkisime ka mingisuguses episoodis, et sina, kuna see on sinu sisu, siis sul on väga raske neid numbreid nagu neisse emotsioonideta sõltuda, sest see põhimõtteliselt on see, et inimestele ei meeldi sina. Aga sa pead nagu, no YouTube'i osas on see, et sa pead mingil määral ikkagi, või noh, see on igal pool sotsiaalmeedias vaatama, et näiteks sellel videol oli üli palju vaatamisi, sellel mitte. Oletame näiteks, et millel oli palju vaatamisi, oli mingi reisivideo, millel ei olnud, oli ilu, siis järelikult mu vaatajad on rohkem huvitatud reisimisest, ehk ma peaks rohkem seda näitama, et nagu mis suunas võib-olla liikuda, et sa nagu mingis osas ikkagi pead arvestama, aga see on lihtsalt nõme, kui näiteks oletame, et mul on kopp ees sellest reisivideot tegemisest ja ma just tahaks ilule keskenduda, aga see saab vähem vaatamisi, kui jälgijad ei taha seda, mida sa tahad teha. Ja, ma olen kuulnud seda hästi palju seda arutletavat, et kas sa peaksid tasin selles, et kui sa lood midagi, mida sa ei taha teha, vaata, siis see kaotab oma kvaliteedi, siis ei olegi lõpptulemusena hea. Aga samas nagu sa ei saa ka lihtsalt, et ma olen eluaeg teinud nagu söögi tegemisvideoid, kokkamisvideoid ja nüüd järsku ma hakkan teile autodest rääkima, sest ma tahan autodest vaata nüüd rääkida, et see on selline paras pähkel. Jah. Ja selle vaimse stressi alla ma panin ka veel selle YouTube'iga kaasnev automaatne nagu avaliku elu tegelane tiitel. Sest nii nagu ma enne tõin selle positiivse asjana, et sa oled nagu eeskujuks ja tegelikult on ka miinus, sest et siis aina rohkem sa pöörad ju tähelepanu sellele, mis sa sinna välja paned, iga sõna, mis sa ütled ja sa hakkad aina kriitilisemalt tagasisidet saama, et sul on nii suur jälgijaskond, miks sa näiteks mingi selle plastiktopsist jõid või miks sa nagu nii palju shoppad ja miks sa mingi niimoodi ütlesid, niimoodi tegid, niimoodi hakkad tulistama, et sa mõjutad ju kõike ja nagu vaata, mida sa nüüd inimestele välja... On ja seal on nagu näiteks see, et meil oli nagu perega nagu väiksest saati nagu selline, meil meeldis nagu mingeid totraid nalju teha, isa oli nagu mingi restoranis, et Taiet Voldi nagu paberist paberlennuk on ju, ja proovi viska kuhugi on ju. Siis ma nagu, ta mõtles, et ma ei tee seda, siis ma tegin ja siis ma viskasin kellegi toidu sisse ja siis mul oli nii piinlik nagu. Või siis me nagu mingi üle linna lihtsalt mingi nagu üksteisele nagu, et mingi tähelepanu püüta või nagu selles mõttes nagu lihtsalt selleks, et lõhkuda oma neid tavapäraseid harjumusmustreid, vaata. Aga kui sa nüüd, kui sa oled nagu, oletame, et kui mul oleks ka nagu mingi Instagramis nagu sul on mingi 54-55 000 jälgijat. 45. Okei. Ühesõnaga kõik ja siis järsku on nagu lihtsalt ja siis ongi meil on nagu hapukurgi haeg, kõik ajakirjanikud on ka nagu, millest ma kirjutan. Victoria Villik karjub nagu hullumeelne keset Tallinnat on ju. Kas tal on Bolt lahti? Kohe esilehele vaata nagu, et sa pead sa oled nagu selles mõttes, sa oled eeskuju, sa oled väga suur nagu selline maamärk, aga sinna pihta on ka lihtne nagu nätsu kleepida ja sodida selle peale, nagu see on selline. Seda nagu brändikuvandit on väga lihtne ära rikkuda või maine, et jah. Jah, ma võib-olla võtaks nüüd üle ja võtaks jälle ühe sellise nagu põhjuse, miks sa ilmselt ei tahaks YouTuber olla. Nimelt üks asi, mida ma panin ise tähele, ma ei osanud sõnastada, aga siis siuke nagu YouTube'i kanal oli nagu Girlfriend versus Boyfriend YouTube'is kunagi. Ja nemad rääkisid sellest, et nad olid väga edukad ja nemad rääkisid sellest, et rõhk oli elu, mitte lahedama elu elamisel, vaid lahedama elu näitamisel.
et sa ei mõtle enam seda, et mis on lahe asi, mida mina tahan teha, vaid sa hakkad nagu mõtlema nagu lihtsalt nagu see ei ole mingi see, et sa tahad olla võlts või midagi, vaid lihtsalt nagu see on sinu töö. See mõttevis muutub, sa mõtled, kuidas olla oma asjas edukas, kuidas see nagu paremini töötab strateegiliselt lihtsalt. See on täiesti normaalne, igal tööl sa hakkad nii tegema. Just, ja see on ülinormaalne, sa hakkadki mõtlema, kuidas mina saan oma tööd paremini teha. Sa tahad olla nagu hea selles, muidugi sa tahadki oma asja teha hästi, aga kuna nagu sina oled laias laastus ise enda töö, siis nagu see, mis on sinu nagu töö jaoks hea, ei ole alati sinu jaoks hea. Et vahel sina tahad teha midagi muud, sina tahad, ma ei kujuta teha midagi, millele puutub igasugune nagu presenteerimise väärtus, vaata, sul ei ole seda mingit mõtet inimestele näidata. Aga sa võid sellest, ma ei tea, mingi rääkida, aga et jah, et see selline nagu võib tekkida nagu sellised käärid selle vahel nagu, mida sina tahad teha ja mida sina tahad teha selleks, et teha oma tööd hästi. Et see ei ole see, et sa tahad nagu lihtsalt mingi näidata, vaid sa tahad teha oma tööd hästi. Ja siis, mul vist ei ole praegu rohkem. No mul on veel toodud välja see negatiivne tagasiside, aga me vist rääkisime sellest seal sotsiaalmeedia episoodis Võimalik. ka. Seega ma ei hakka siin põhjalikumalt selle kallal hetkel peatuma, vaid ma tooksin sisse selle ebastabiilne sissetulek, mis läheb ka natuke nagu vaimse stressi alla. Sul ei ole garanteeritud palka? Ei ole ja siis see, et sa ei hakkaks loobuma oma põhimõtetest ja tegema koostöö brändidega, keda sa võib-olla ei tarbi või ei armasta lihtsalt selleks, et saada see raha. On see asi, mida ma kõige rohkem kardan ja sellepärast ma veel elangi kodus, et näha, kas ma suudan üles ehitada enda brändi ja projektid ja asjad nii, et mul oleks sissetulek stabiilsem. Et ma praegu annangi endale siuke nagu aastake aega, et ma ei tahtnudki kohe nüüd kodust välja kolida ja siis vaatame nüüd, kuidas ma nüüd ära elan. Ja. No seal on nagu, see ei ole eraldi punktina, aga ma lihtsalt oma mõtte sinna alla kirjutanud, et YouTube'i tegemine on metsikult palju tööd ja on lihtsamaid viise ka elada. Et kuidagi, minu arust see on see nagu kogu asi nagu kokku võtta, et nagu see lihtsalt, nüüd ma arvan, et see teadlikkus on juba nagu tulnud või niimoodi, aga mingi aeg oli siuke, et tundus, et see YouTube on nagu üks puhas glamuur ja pidu ja reis nagu, aga et seal on nagu, YouTube on nagu väga tööka inimese töö, vaata. Ja siis sul ongi see, et keegi ei sunni sind tagant. Sa oled sina ise ja sul peab olema nagu seda distsipliini, motivatsiooni. Ja kui sa täna jätad video tegemata, midagi ei juhtu. Aga nagu midagi ei juhtu täna, nagu homme inimesed juba nagu, kuule, mis toimub, vaatavad nagu kedagi teist siis on ju. Ja kui sa nagu ise... Ja sa pead püsima ka trendidega kaasas, sest vaata, kui sa teed kogu aeg mingit sama asja, see üks hetk tüütab ära. Nagu inimeste viitsest kaua. See tüütab sind ennast ka ära, vaat nagu sina ütlesid, et sa tunned, et sa tahad vaheldust, sa tahad nagu midagi teha nagu teistmoodi. Ja see, et sa oled üksi, mul on toodud ka veel punkt, et ongi tiimipuudus. Nagu kui sa kasvad suureks ja sa teenid piisavalt endale palgata tiim, aga aastaid oled sa ikkagi üksi. See on ikkagi nagu, see on väga suur. Sa pead kõike ise tegema, videod ise välja mõtlema, filmima, monteerima, näitlema, turundama. See on 10 inimesed. Sa teed kõik ise, sa oledki nagu miniproduktsioonifirma ja nagu seda ma tundsin ka, et siis ongi, kuna seda tööd on nii palju, siis sul ei ole ka nagu nii palju aega nagu lihtsalt mingi väljas käia ja chillida ja siis sa oledki natuke nagu selline erak nagu. Aga samas see tegelikult annab sulle nii palju erinevaid oskusi. Ongi nagu see näitlemine, sa õpid monteerima, turundamist, kõik, see on nagu ülilahe ja selles mõttes ma olen nii õnnelik, et ma reaalselt naudingi kõiki nagu aspekte selle protsessi juures. Ma tean, on paljusid, kellele näiteks ei meeldi monteerida, ütlevad, et see on juba igav, nad ei viitsi seda teha. Ja siis ma ei saa ka aru, kuidas see YouTube nende jaoks saab pikaajaline karjäär olla, kui sa ei naudi kõike. Vaata, me rääkisime selles episoodis see oma tee leidmine on ju, et proovi asju, eriti kui sa oled nagu veel kodus, vaata. Aga YouTube ongi nagu nii hea asi, mida proovida, sellepärast, et sa saad proovida nagu 1, 2, 3, 4 mingit 5-6 erinevat ametit, vaata. Võib-olla sa oledki nagu, et ma ei taha tegelikult seal kaamera ees olla, on ju, aga mulle hullult meeldib nagu see, kuidas nagu Instagramis näiteks, kuidas see töötab, kuidas saada nagu pildile, kuidas see nagu see otsingumootor, mis nagu märksõna, kuidas see algoritmid ja kuidas see töötab, vaata. Et selle võib-olla ainukene, mina ei ole kunagi nagu, on nagu paar videot, mis ma olen mõelnud tagantjärgi, et kuule, et see oli piinlik. See oli nagu nõme sketš, see oli nagu mingi nõme teema, vaata.
ja nagu aga ma tahtsin lihtsalt selle teha, sest ma proovisin mingit uut tehnikat või mingisugust leidsin, et ja siis ma olen nagu maha võtnud, et noh, et üks asi, mida mina ei näe põhjust nagu, et oleks probleeme, ma tundub, et sul ei ole probleem, on nagu see, et sinust jääb midagi nagu maha, vaatan mingi piinlik sisu või midagi, et sa nagu tegelikult see nagu, seetõttu me nagu ei räägi sellest, et meil ei ole nagu seda probleemi, aga ma mõtlen selleks ka võib-olla asi, mida nagu mainida. No mul ongi see, et kuna ma tegin vaata 2-3 aastat enne YouTube'i videoid, siis kõik mu nagu piinlikud asjad on need, mida pole kuhugi üles pandud. See oligi just see, kui ma alustasin, katsetasin ja õppisin ja no neid videoid ma näitangi enda YouTuberite koolitustel ja inimesed näevad, kust ma reaalselt alustasin ja mis kvaliteet see on. Ja no ma ei kujuta tõesti ette, et kui need oleks kuskil üleval. Nagu samas, ma ei tea, mul on endal juba naljakas neid tagasi vaadata, aga võib-olla sellepärast, et need on privaatsed. Aga ma tean, et vaata paljud ongi see, et nad alustavad videote tegemist kohe YouTube'is. Kohe. Esimene asi, mina arvan, et nagu alustage, et minu arust see ei ole piinlik, et su kvaliteet on halb. Nagu piinlik no jaa, aga seal, nagu... nagu ma ei mõtle ainult kvaliteet, et nagu video, mingi võib-olla kaamera polnud hea, vaid nagu sisu kvaliteet. Yeah, vaata, see on see. See need teemad ja see näitamine kõik selles mõttes. Yeah. Ja tegelikult, kui mina enda neid koolitusi teen, siis mis ma soovitan inimestele ongi see, et ärge pange enda esimesi videoid ülesse. Reaalselt harjutage, arendage enda oskusi, tehke nagu mitmeid videoid, et kvaliteet paraneks ja siis pange üles. Ma võin tegelikult nagu, ma olen öelnud alati, et pange midagi üles, et mitte keegi ei näe seda. Kui sa teed uue konto, sa oled mingisugune aprikoosi ahv nagu 4 on sinu uus YouTube'i kasutaja, sa paned video üles, seda ei näe mitte keegi. Ma tean, aga mul on see, et ma räägin vaata enda kogemusest ja see, kui ma olen mitu kanalit teinud ja kui see, mis lõpuks töötas selle pärast, et mul oli aastaid kogemust ja lõpuks esimene video, mis sellel nagu nii-öelda uuele kanalile läks, oli lihtsalt nii hea. Yeah. Sellepärast nagu mina näen, et minu puhul see töötas ja mina soovitangi seda teistele. Ei, nagu, ma nagu tahtsingi tegelikult sinna jõuda, et nagu see on see, mida ma olen seni soovitanud, aga et see sinu point on väga nagu õige. Okay, ma tahaks seda nagu toetada just. Okei, suurepärane. Nii, mul on siin veel mõned punktid. Kuulame. See on, ma naatan eelmine kord, sa olid ka juba üllatunud, et see mul negatiivsed asjad all on kingitused või fännipakid. Ma tean, et ma olen sellest ka varem rääkinud enda vlogikanalil ja ma olen saanud negatiivset tagasinet selles osas, aga las ma nüüd selgitan. See vajab oma hetk. Ja, võta see hetk. Inimesed võib-olla ei näe kõiki neid pakke, mis sa saad fännidelt. Paljud asjad, mis mulle tuuakse, on nagu täiesti suvalised, nagu neil ei ole mitte mingit seost minuga. Ma ei räägi nüüd nagu mingi kirjadest või kaartidest, mis on nagu konkreetselt mulle tehtud, vaid nagu suvalised asjad. Ja tihtipeale need on kasutatud. Nagu see jätab, see ongi. Mis asja? Täpselt. No tood mingid pliiatseid, patsikumme, mingeid ehteid asju ja tihtipeale on kasutatud, see on näha. Näiteks ma sain mingeid sädelevad viltpliiatsid, eks siis vaatasin, et davai, cool disain, eks ju võtsin kooli kasutada, ei proovin. Reaalselt tegin 2 kriipsu, said tühjaks. Nagu need on reaalselt kasutatud asjad, mida nad sulle toovad. Nagu ei ole, vaata, pakendis on kulunud. Nagu miks ma peaksin sellist ma arvan, see ei ole YouTuberi probleem. Iga üks meist oleks häiriti, kui keegi saadaks meile oma prügi, vaata. No täpselt. Need on ma lihtsalt, mul ei ole sõnu nagu... Ja mul ongi see, et ma ei taha mingit suvalisi asju saada, sest see tekitab minule just nagu stressi ja probleemi juurde, et mida ma nüüd selle asjaga teen. Ma pean hakkama seda nüüd sorteerima, kuhugi prügi ära viskama ja nagu... Mul ei ole lihtsalt mitte midagi teha nende asjadega ja ma olengi reaalselt mitu korda maininud, et esiteks ma ei oota mitte midagi, mul ei ole vaja mingi kingitusi, minu jaoks on nii suur väärtus teid päris elus näha, reaalselt näha, et keegi vaatab mu inimesi, näha, millist mu vaatajad välja näevad ja kuulda nende häält ja seda nagu emotsiooni. See tähendab nii palju. Kas sa hakkad nutma praegu või? Ei? Okei. Ma vaatasin, see läksid nii emotsionaalseks nagu. See oli nii tore nagu. Okei. Ei, ma ise ei tunne. Okei. Nii jätka. Aga ongi nagu mul ei ole neid asju vaja, aga ma olen maininud, et kui te tõesti tunned, et teil on vaja näidata enda seda nagu hoolivust või
seda, et te olete fännid nende asjadega, siis ma olen nagu välja toonud näiteks mingi tume šokolaad või mingid konkreetsed batoonid, mis mulle maitsevad, asjad, mida ma nagu päriselt tarbin, et siis neid võite tuua, aga nagu te ei ole kohustatud, te ei pea tooma. Aga siis ikka tuuakse näiteks mingid piimašokolaadi asju, mida ma ei söö, need kas lähevad halvaks või nagu mul ei ole inimesi, kellele jagada neid ja nagu see lihtsalt tekitab nagu koormust juurde. Õnneks nüüd see on vähenenud, sest esiteks ma ei ole väga ammu meet and greet'i teinud ja PO Boxi ma ei ole ka nagu aktiivselt promonud, aga see pigem tekitab just seda stressi, sest ma ei tunne, et nagu inimene oleks mulle konkreetselt mõelnud või ongi lihtsalt, et ma pean midagi tooma, läheb, võtab poest esimesed mingid aksessuaarid, sest mingi esimesed kõrvarõngad või mingi expressions, mis on alla hinnatud, mingi kõige odavamad, seal on tihti peale hinnasild peale 1 euroga lihtsalt, et midagi oleks anda. Aga ma ei kanna selliseid mingi suvalisi asju, nagu see ei ole minu stiili nagu. Vaata, mina saan aru, mina olen 1 paki saanud. Okay. Ma olen nagu, kui ma meet and greet'il tuleb, mul on kasti täis seda. No, aga nagu selles mõttes arvestades seda, et mina sain Hollandis selle, see nagu Hollandi vaataja saatas mulle. See on nagu päris eriline. Ja ongi, minu publik oligi kõik vaata välismaalased nagu suures osas, eestlasi oli ka, aga et siis saatis mulle Hollandis paki ja oleme ausad, seal oli raamat, mis oli nagu, mulle oligi see nagu žest oli nii soe ja tähendusrikas ja seal oli kiri kaasas ja selle ma lugesin läbi ja see oli nagu, ma olin nagu, vau, aitäh. Aga seal sees oli kruus, kus seest ma ei ole elu sees joonud ja seal sees oli raamat, mida ma ei ole kordagi lugenud. Et sellepärast, et see kruus on nagu selline, nagu ma ei ole see inimene, kellel on nagu kõik kruusid erinevad. Mulle meeldib, kui kruusid on ühesugused. Mulle meeldib kõik erinevad. Ja teine asi on nagu see, et see raamat on ka nagu selline, et see on nagu ekstra aja, nagu, et see ei olnud nagu minu teemasse. Tegelikult nii raske on kinkida. Mis ei tähenda, et ma ei väärtustaks seda. Nagu, aga mis minu mõte ongi nagu see kuidagi, et tegelikult jälgijad ei tunne meid. Nad ei tea tegelikult meie stiili asju. Jah, seda ka, aga nagu, et nagu see, et nagu see ei tähenda, et sa ei väärtusta seda nagu seda žesti või seda mõtet, et keegi soovib sulle näidata oma poolehoidu. Aga nagu lihtsalt see ei garanteeri ka seda, et sul on mida teha nende asjadega. Ma lihtsalt tunnen, et seda ei ole vaja nagu asjades välja näidata, sest see pigem tekitab minus negatiivset emotsiooni. Pigem kirjuta kiri, vaata ja saada see kasvõi nagu meiliga või midagi. Nagu minu arust see, kui kommentaar. Ei, minu arust nagu, kui inimesed kirjutavad alla kommentaaridesse nagu, see... Ei, nagu videol kommentaarid, aga nagu nende kirjadega on ka see, et... Mingist maalt sa ei jõua. Mul on lihtne, ma lugesin 1 kirja, aga sul on... Neid on päris palju, jah. Aga lihtsalt, kui see on nagu päriselt mingi lugu inimene räägib, siis seda on nagu huvitav lugeda. Aga nagu ülipaljud on see, et seal on lihtsalt üks lause, oled parim YouTuber, vaata, mingi armastada sind, siis see kuidagi muutub lõpuks halliks massiks, sest neid kirju mul on nagu 100 ja kõik on täpselt selle sama lausega. Ma ei erista enam kuidagi. Need ei paista silma ja ma lõpuks ei saa aru isegi, mida see enam tähendab. Nagu see kaotab minu jaoks tähenduse. Ma saan aru, ma saan täpselt nagu ma ei taha kuidagi nüüd nagu halvustada või nagu vihastada inimesi või öelda, et ma ei väärtusta seda ja ei hinda neid žeste. Ja see nagu üliarmas, ma olen nagu täiega imestunud, et inimesed võtavad aega, et mulle midagi käsitsi teha või reaalselt kulutavad oma raha minu peale. Ma olen nagu väga üllatanud ja meelitatud sellest. Aga ma lihtsalt räägin sellest perspektiivist, et kui sa saad nagu tohututes kogustes ja nagu mul ei ole isegi nende asjadega midagi teha, siis see pigem muutub juba tüütuks. Vaata, PewDiePie on ju, Felix Schilberg. Tean. Oled äkki kuulnud? Ma räägin tast enda koolitustel seega. Olen väikse taustauuringu teinud. Tema ütles ka niimoodi, tema võttis mingi hetk võttis selle posti aadressi võttis ära, nagu kolis uude kohta, ütles nagu ärge saatke mulle, kui te tunnete, et te nagu te nii tahate näidata, et te nagu tahtsite mulle midagi tuua, vaata. Ma lihtsalt nagu, tüübil on varsti nagu 100 miljonit nagu jälgijad, vaata. Või selles mõttes subscriberid, jälgijaid on nagu regulaarselt vähem, aga ikkagi nagu üüratu kogus. Kui te tahate midagi teha minu heaks, ostke minu särk, ostke minu merchi nagu, te panustate minusse, vaata. Selles mõttes, et mina saan nagu... mina saan nagu maksta nagu oma rendi ära tänu teile ja nagu selles mõttes ja ma saan nagu muretumalt teha teie jaoks neid videoid. Ja nagu...
et nagu see on see teie žest, kui te tahate midagi teha, et saate aru, et kui te saadate mulle, siis nagu ma lihtsalt nagu pean ta ütles, et mingi hetk oli lihtsalt see, et ta oli mahtunud majja ära, sest ta hakkas neid nagu kastide kaupa lihtsalt viima nagu prügimäele nagu, et saad aru, et noh, et ja see ei ole nagu sellepärast, sul ei ole aega füüsiliselt nii palju pakke avada, kirju lugeda nagu. Mul pole kuhugi panna neid lihtsalt. Et sa mingist hetkest pead nagu see on hingetu, aga nagu selles mõttes nagu mingis määral nagu automatiseerima selle asja, vaata. Jep. Siis viimane punkt, mis mul on välja toodud, on see, et mis vähemalt minu puhul oli, et kui ma teen eesti keeles sisu ja elan Eestis, siis see piirab mu võimalusi. Mul tuleb vaata üks hetk piir ette, et ma ei saa siit enam rohkem kasvada, sest lihtsalt meie riik on väike, meil ei ole nii palju inimesi ja võib-olla ma ei saa nii suuri projekte asju teha, sest mul ei ole nii suurt jälgijaskonna ja mis iganes. Et see tegelikult on päris suur miinus ja ma tunnen, et kui ma peaksin üks hetk ingliskeelse sisule üle minema, kuid ma ei tunne, et see oleks minu jaoks mugav või orgaaniline Eestis. Et ma näen, et see oleks loomulik, kui ma kolingi kuhugi välismaale, kus kogu see keskkond räägitaksegi inglise keelt, siis saaks nagu loomulik üleminek ja siis ma saan nagu suuremaks kasvada ja kõike. Ja siis tekivad nagu suuremad võimalused. Absoluutselt. No mina tegingi nagu sellepärast inglise keeles, et ma olin nagu kohe, et ma vaatan sinna edasi, et mingi, et nagunii ma pean minema inglise keelseks, on ju. Aga tegelikult seal on, praegu see on nii üle toidetud, see ingliskeelne nagu turg. No mul oligi see, et see esimene kanal, mis ma tegin YouTube'is, oli ka ingliskeelne ja see ei kasva meil üldse hästi. Ja siis pärast seda mul tekkiski, või nagu ma sain aru, et eestlased tegelikult eelistavad emakeelset sisu. Ja mis minu jaoks on üllatav, nagu ma ise vaatan, mina ise vaatan ainult ingliskeelset sisu. Ja... No mul on see, et minu jälgijaskond on nii noor, et paljud veel ei valda ingliskeelt nii hästi. Ja see on minust kodusem ka. Mulle tegelikult, nagu ma jälgin, suurem osa, keda ma jälgin, on välismaa YouTuberid, teevadki inglise keeles, aga kui ma vaatan näiteks Mariat või Sydney või kedagi, siis see on samas nii kodune oma keeles vaat. See on kuidagi teise väärtusega, sest see on nagu sulle lähedasem. Absoluutselt, kui ma tegin paar testvideot, tegin eesti keeles, siis ka kõik, kes olid eesti keele vaatajad, olid nagu vau, nii tore, vaata. Ja tegelikult, ta ongi nagu selles mõttes ma olen sellega nõus, aga jah, et sul on kindlasti nagu vähemalt Eesti YouTuberina, sul on nagu oma lagi, jah. Aga kui me siin praegu rääkisime, et keda me jälgime, seda inimesed on meilt tegelikult küsinud ka, kas sa tahad rääkida näiteks mis žanreid või kanaleid või minul on, ma vaatan nagu suhteliselt vähe, aga üks inimene, keda ma jälgin, on Mark Fischbach ehk Markiplier. Ja tema on nagu alati inimestele ütlen, et mis asja, ta teeb mingisuguseid gaming videoid, mingeid totraid ja niimoodi. Ja tegelikult teebki, aga nagu kust ma hakkasin teda jälgima, oli nagu see, kui ta vahel teeb selliseid videoid, kus ta räägib nagu lihtsalt otse kaamerasse, ta räägib mingist teemast ja praegu oli ka tema viimane video on see, et ta ei saanud mõnda aega videot üles laadida, see oli sellepärast, et ta oli ühe oma sõbra ema matustel. Ja ta nagu räägib ja nendest teemadest ta räägib nii taktitundeliselt, nii hoolivalt, ta nagu alati, kui kedagi saab kuidagi aidata, ta on nagu kogu aeg nagu nii-öelda kasvatab raha igasugu heategevusürituste jaoks ja ta on hingelt nii soe ja hea inimene, et isegi kui ta teeb mingisugust Minecrafti, mingisugust lollitamist, vaata, siis nagu ma vaatan, sest et ma tunnen nagu, et see ongi see YouTube'i asi, et sa tunned natuke, et ta on nagu sinu sõber ka, vaata. Ja sulle meeldib nii öelda selle inimesega koos aega veeta, et see on nagu üks selline asi, mida mina nagu vähe nagu regulaarsemalt vaatan. Ja teine asi on, millest me oleme ka vist rääkinud, aga ma ei ole kindel, on nagu see, et on üks iganädalane selline seltskond mängib siis seda Dungeons and Dragonsi nagu laua- ja rollimängu ja lihtsalt tulevad laua ümber kokku, mängivad seda mängu, mängivad neid karaktereid ja see on lihtsalt see, nagu see lugu, mis iga nädal jätkub, see on nagu järjejutt ja mina vaatan siis seda. Mis sul rõestab mingi 2 kanalit meil selgida? Jah, põhimõtteliselt, mida nagu ülejäänud asjad on sellised, mida ma nagu võib-olla vaatan nagu jooksvalt, vaata. Okay. No mul ei ole ka liiga palju, ma ütleski mingi 4-5 kanalit, mis ma saan nagu peast kohe nimetada. See AI, Superwoman AI, Alicia Marie, My Life as Eva, mingi Suella on nagu nende välismaa... Mr. Kate on nagu mu üks
uusim lemmik on või nagu uusim avastus, mis ma hiljuti leidsin mingi paar kuud tagasi ja neid ma nagu järjest vaatan, see on üliäge kanal, kus nad käivad erinevate inimeste kodudes ja siis tavaliselt muudavad ühes kodus ühe toa, vahel ka mitu täiesti nagu nullist ümber või ongi, vahel on nagu inimesed just kolinud, et korter või maja on täiesti tühi, vahel nad on juba elanud, neile lihtsalt ei meeldi ja siis lihtsalt disainivadki ümber, värvivad kõik seinad, uus mööbel ja nagu nad teevad seal ka DIY-sid ehk sa saad nagu õppida või mingid häkkasjad, mida sa võiksid oma kodus teha nagu hästi odavalt ja lihtsalt ja nad proovivad täiega olla nagu hinna osas ka mõistad, nad tihtipeale, et palju asjad maksavad ja nii. Ja seda on nii lahe vaadata, kuidas nad nagu toad muutuvad, nagu sisekujundus on minu jaoks nii huvitav, see on nagu üliäge. Nad käivad tihtipeale ka väga suurte Ameerika YouTuberite kodudes, keda ma ise jälgin ja siis on nagu nii äge seda näha. Ja Eestist ma jälgin põhiliselt ainult Mariat. No enda kanalid vaatan nagunii üle ja mingi YouTube'id, aga jah. Mul tuli praegu meelde, et tegelikult ma olen viimasel ajal hakanud vaatama nagu ka Try Guys. Okay. Aga nagu ongi minu põhjus ei ole nagu nende content, minu põhjus on need inimesed. Ja näiteks see Eugene Lee Yang tuli just välja selle videoga, et I am gay ja ta tegi selle nagu üliilusa koreograafilise nagu tantsuvideo. Ja kui sa saad aru, kui sa nagu mingil määral samastud selle inimesega, saad nagu, et mulle meeldib see inimene, siis minu jaoks on nagu see, et see, mis sisu nad toodavad, on nagu teisejärguline, aga mulle lihtsalt nagu meeldib see inimene, nagu ma tean, et see on hea inimene. Et ta on nagu keegi, kes on nagu, tema süda on õiges kohas, ta on nagu intelligentne, tal on huvitavad mõtted ja siis sa nagu lihtsalt nagu kuidagi, kuna see kajab kõigest sellest sisust läbi, sa lihtsalt vaatad seda nagu, see on minu nagu selline minu viisse neid asju vaadata. Väga lahe. Mul vist on nüüd punktidega ühel pool tänaseks. Minul on ka. Minu arust me saimegi YouTube'ist pisut sellise lihtsama ülevaate anda. Jah, ma olen väga rahul. Seal on ilmselt nagu väga palju asju, mis nagu on veel nagu rahvusvahelisel teemad, nagu et kas YouTube versus nagu loojad ja kui palju sul antakse nagu vabadusi, aga need nagu vist nagu Eestis tegelikult nii väga ei puuduta. Jaa, ma hetkel ei tunne küll seda. Aga siis pakime kokku. Jaa! Ja me loodame, et teil oli ka huvitav kuulata siis, kust Viki tuli. Ja saada natuke rohkem mis see insight nagu eesti keeles? Saada sisse kaeda nagu sellesse. Aga jällegi nagu kõik olles toonud terve hunniku neid punkte, miks te ilmselt ei taha olla YouTuber, siis tegelikult palun hakata, meil on hädasti vaja seda. Minul on vaja, palun hakake YouTube'i tegema. Miks sul vaja on? Sest kui YouTube vaata välja sureb ja see ei ole nagu eriti populaarne, siis brändid ei investeeri sinna ja siis ma ei saa seda täiskohaga teha ja siis mu karjäär sureb välja. Seega palun hakake kõik YouTube'i tegema. Meil on vaja rohkem sisuloojad ja nagu Eesti YouTube'i kasvatada, siis hakkab vaikselt välja surema. Seega kutsun neid kõik üles ja alati on võimalik tellida minu YouTuberi koolitust, kuidas alustada edukat YouTube'i kanalit victoriavillik.com. Okay. Aga mis ma nagu tahtsin öelda on see, et see nagu iga amet, nagu mis mina tahtsin tuua, mis ma tahtsin teha, ma tahtsin inimestele näidata, et siin on ka omad raskused. Et kui see on sinu ala, siis see on sinu ala ja siis ei ole vahet. Vaata, see on sinu ala, sa teed seda ikkagi nagu. Ja mis siis, et siin on nii palju negatiivseid külge, siis ma teen seda ikkagi sellepärast, et positiivsed on nagu suurema kaaluvad selle üles ja see on tegelikult igal alal niimoodi. Et see, et nagu ausalt öelda, see ongi nagu natuke siuke tuleristid, et kui need asjad sind ära ehmatavad, siis see ei olegi ilmselt sinu ala. Aga kui sa tunned, et see on nii minu asi, ma pean seda tegema, siis see on nagu, siis see ei ole nagu kõik need asjad, mis me rääkisime, nad ei ole tegelikult üldse nii rasked. Et ma tahtsin nagu lõpetuseks võib-olla seda öelda, et see ei ole see, et mingi, et ärge elu sees proovige, vaid see on nagu see, et arvestage nendega, proovige, aga olge teadlikud. Sest kui ma alustasin, ma ei kujutanud ette, mis kõik sellega kaastab. Mul polnud õrna aimugi. Seega teile kui alustavatele sisuloojatele me andsimegi väikse ülevaate, et mis siis on tulemas või mida oodata. Absoluutselt. Ja okas päkka neile, kes te ette võtavad. Ja ma olen nii elävil. Palun arvestage. Aga aitäh teile, et te meid vaatasite, kuulasite, kus iganes te meid jälgite, kas YouTube'is, Spotify's, iTunesis. Minge jälgige Instagramis @kirsichilli. Ning meie kohtume teiega juba nädala pärast järgmisel esmaspäeval. Kell 7 hommikul. Just. Näeme siis. Ciao.